et siis täna on olnud küll meie pere jaoks selline tõeline žonglöörimine siis, kus me oleme pidanud kogu selle kõikide meie tegemised ja kõikide meie elud ja kõikide meie siis need võrgustikud siin koos tööle panema ja füüsilises täpselt samas asukohas, et kõik koos ja see on olnud nagu tohutu töö. Ja see, kuidas eriolukorras, ütleme, kui ma võrdlen, et kui see alguse sai siin, ütleme 2 kuud tagasi, esimene nädal versus nagu tänane päev, siis see on päris palju muutunud, kuidas ma ise olen selles nagu kohanenud, mis ma olen nagu kaasa võtnud ja millest ma olen nagu täiesti lahti lasknud. Ja võib-olla see kõige suurem areng on olnud nagu iseendaga, et mina olen oma loomult hästi selline tegelikult hästi enda suhtes kõrgete ootustega ja teiste suhtes ka kõrgete ootustega ja kuidagi nagu jõudnud täna selleni, et kui see enda kese on ikka nagu paigast ära, siis tekib see dominoefekt nagu kogu selles sinu süsteemis. Ja tegelikult mina olengi tegelenud see 8 nädalat sisuliselt sellega, et aru saada, et kas minu endaga on kõik korras ja millest see sõltub, et minu endaga oleks kõik korras, et see on nagu ala see sama teooria, et kui su enda tass on tühi, siis ei ole sul ka teistele midagi jagada. Ja tegelikult nende rollide vahel siis niimoodi paremini ja vähem paremini žonglöörides saadki siis aru, et millest tuleb nagu täielikult lahti lasta ja millest tuleb 10 küünega kinni hoida, et see asi püsiks ja seal on päris palju sellist taipamist, et enda vajadustel on nagu kõige suurem tähtsus. Kui ma mõtlen nagu emana ja kõikides nendes teistes rollides, et kui puudub, eks ole, täna kolleegidega kohvinurgas kohtumise hetk ja keegi saab sind lihtsalt nagu võib-olla tunnetada või kogeda või tajuda, et sinuga on nagu korrast ära, siis täna on ikkagi niimoodi, et kuna kõik ühendused on virtuaalsed, siis kui sa iseenda olukorrast ei ole valmis nagu jagama ja oma seisundit ja oma vajadusi väljendama, siis mitte keegi kuskilt justkui ei saa sind nagu aidata. Ehk siis nagu sellest ma olen küll aru saanud, et kui sul ikkagi on jama majas ja sa ei saa hakkama, siis sellest tuleb nagu hästi selgelt täna märku anda. Et see on nagu küll, et sellisel nagu valehäbidel nagu tänases olukorras ma tunnen, et on nagu täiesti nagu oma koht kaotatud, et see on ju meile kõigile selline toimetulek ja me saame hakkama ja kuidas ma nüüd ei saa hakkama ja mis ma valesti teen, et kõik ju saavad hakkama ja räägitakse, kuidas nüüd on kõigil rohkem aega ja kõik on ju kodukontorites ja te olete oma kallitega ja te veedate koos aega ja siis sa oled siin oma selle hunniku otsas ja mõtled, et mul ei ole küll rohkem aega, mul ei ole enam üldse aega, et kus see minu saamatuse koht siis nagu peitub ja täpselt nii ongi, et see esimene nädal eriolukorras versus täna, et püüda sellega võidu joosta, et saada hakkama tööl, saada hakkama, eks ole, laste kooliasjadega, olla kodukokk ja koduabiline ja psühholoog ja abikaasa ja kõik need rollid koos, et sa saad tegelikult aru, et kuskilt see hakkab nagu järgi andma või kuskilt see hakkab kärisema. Ja selline hästi tüüpiline näide, mis ma nagu toon, on see, et kui kõik siis selles sinu ahelas, kes sinu selles koostöövõrgustikus on, eks ole, koolid, kolleeg ehk siis töökoht, sinu lähedased, nendega seotud võrgustikud, eks ole, kes selles sinu nagu dominoahelas on. Et kõik hakkasid ju selles eriolukorra siis nagu valguses oma elu virtuaalseks viima ja kui hakkas tulema neid, eks ole, neid koolikohustusi ja nädala õppeplaane
mis olid nii toredalt värvikaks tehtud igasuguste challenge itega, mitte lihtsalt sa ei õpi, vaid lisaks sa pead looduses tegema mingeid projekte ja lisaks spordikoolid kõik, kus su lapsed osalevad, eks ole, kui sul on 5 poega, nad on tennisistid ja jalgpallurid ja korvpallurid ja kui kõik tennise ja korvpalli ja jalgpallikoolid on ka veebi kolinud ja sa oled saanud lisaks veel, eks ole, 3-kordse treeneri vastutuse ja ka spordikoolid, eks ole, tahavad oma pearahad ju välja teenida ja muuhulgas tähendab ka neid ülesandeid siis sulle kui emale ja treenerile, et ole hea, nüüd siin on need challenge'id, mis sul tuleb üles filmida ja kokku lõigata ja saata, millega te kodus nüüd, eks ole, tegelete. Et kui ma esimese koolinädala ja selle eriolukorra nädala püüdsin nüüd kõik nende asjadega ära teha, mis siis kuskilt ülesannetena tuli, siis ma sain aru, et see ei ole nagu jätkusuutlik, et mingi asja osas ma pean nüüd ütlema, et see ei ole meie perel nagu võimetekohane ja noh, teise nädala veel said kuidagi hakkama, eks ole, sellega ja õhtul siin lõikasid veel neid videosi ja mis kõik seal koolis tuli teha, eks ole, esimese klassi lastel ei ole nii palju seda veebiõpet, meil on kolmikud, siis on esimeses klassis. Aga on just nimelt siis tehtud see õppimine selliseks mänguliseks ja lustakaks ja olge õues ja tehke filme ja siis tehke retsepte, koostage ja küpsetage kooke ja filmige see üles ja lõigake see kokku ja postitage Facebooki ja ühesõnaga, et seda oli nagu nii palju. Et kui esimesed 2 nädalat sa olid nagu üliaktiivne, muudkui vaatasid, et juba keegi postitab. Mina jälle kõige viimane ruttu lõikad jälle postitad, eks ole. Et siis viimast 2 või 3 nädalat me ei ole mitte midagi postitanud. Ma lihtsalt õpetajale annan vaikselt märku, me oleme olemas, me päriselt ka õpime, aga me oleme oma prioriteedid nagu ümber mänginud. Ehk siis kuskilt sa pead nagu teerima seda, et mis ei ole nagu jõukohane ja samamoodi nagu spordikoolidele, et vist elus esimest korda ma olen nõus maksma millegi eest nii, et ma ei saa midagi, aga me peame midagi andma ka. Ehk siis me mängime palli, me jookseme, me oleme õues, aga palun ärge nõudke neid treeningvideosi minult, mida ma pean üles filmima ja siis need lapsed, eks ole, peavad suga koostööd tegema. Lapsed peavad siin treenerina võtma, õpetajana võtma ja kõik see. Ja noh, see ei sõltu sinu võimekusest. Kui ikkagi see 8-aastane ütleb, et sa oled täiesti andetu õpetaja ja kui sa oma elus oled teinud midagi hästi, siis selle, et sa ei ole õpetaja kutset valinud, siis võite arvata, et missugune koostööpinnas selleks on, et sinuga kaasa tulevad, et nii kallid lapsed, nüüd on vaja meil see video teha. Lähme nüüd sinna õue. Nüüd on challenge on see, et 20 põrgatust ja 20 korviviset ja kui see välja ei tule, siis me hakkame otsast peale. Et jah, et see koostöö sõltub ikka mitmest osapoolest. Ühesõnaga, et see on selline minu nagu eriolukorra ja koostöö rindel siis kogemus, kuidas sa pead aktsepteerima, et mingid asjad ei tööta ja täiesti loobuma sellest, mis selle sinu võimekuse või sinu muusikasse tegelikult ei ole nagu määratud. Ja noh, tegelikult on väga kihvt olnud näha seda, kuidas tegelikult kõik need osapooled seal sees ju on see uue olukorra tõttu siis tänaseks ma võiksin öelda küll nädalaid hiljem nüüd juba nagu väga mõnusalt sellise inimliku ja loomuliku olemise kuidagi nagu saanud. Et kui eriolukorra alguses oli hästi palju sellist postitage, jagage ja tõestage, et te seda teete, siis nüüd tuleb õpetajal pigem ikkagi see, et see kõik on soovituslik, tehke nii palju, kui te jõuate, ehk siis see usaldus ja inimlikkus ja kõik see mõõde, et me tõenäoliselt kõik nagu pingutame ja saame omal moel või paremini või halvemini hakkama, on minu arust küll selle tänu eriolukorrale või sellele kriisile saanud sellise hoopis teistsuguse tähenduse. Et palju on ju sellest räägitud, aga just selline nagu inimlikkuse ja usalduse nagu mõõdupuu on selles
mõõdikuna või sellises tõehetkena sees. Ja noh, kui ma nüüd kohe natukene räägin ka oma tööst, Terje juhatas sisse, et Fonteses ma tõesti juba tänaseks 16 aastat töötan. Ja mis on värbamismaailm, on siis, eks ole, see põhiasi, millega ma teen, aga suur osa ka tegelikult koolitusi ja need on kõik ju kooli nagu ikkagi klassiruumi formaadis olnud ja tänaseks on ju kogu see meie elu kolinud veebi, et iseenesest ju online'is värbamine ei ole midagi uut, et rahvusvahelised ettevõtted ja suurematel turgudel ja rahvusvahelistel turgudel on see tavaline. Aga ma võiksin ikkagi nagu öelda seda, et kui me räägime nagu lokaalsest värbamisest, siis see on ikkagi täiesti uus, et inimene teeb otsuse, nii olulise otsuse, kui see on töö ja tulevase tööandja valik nii, et ta ei näe ega ei kohtu mitte kellegagi ja ta ei näe füüsiliselt seda töökohta. Ehk siis, kui suur peab olema see usaldus ja see oskus tegelikult seda koostööd juhtida ilma füüsiliselt võimaluseta seda olukorda nagu kontrollida või füüsiliselt seda turvatunnet pakkudes sellele kandidaadile. Ja see on absoluutselt täiesti uus olukord. Ja noh, endiselt öeldes, et väga paljud ju värbavad edukalt nii ja töötavad ka nii, et pole kunagi oma kolleegidega kohtunud ega tutvunud nagu silmast silma, vaid ongi, eks ole, see ekraani vahendusel. Siis Eestis ma arvan, et enamus ikkagi inimesi on selles võtmes uues olukorras ja veel, kus siin nagu hästi tugevalt tuleb siia sisse selline inimlikkuse mõõde või selline täiesti nagu uus normaalsus jälle. Kui ma mõtlen nende värbamiste peale, eks ole, need intervjuud on samamoodi ekraani vahendusel inimestega. Et siis see olukord, milles nagu mina olen värbajana, eks ole, ma ei ole selles oma klantsitud kaunis office'is, kus ma võtan sind vastu ja pakun sulle sellist kuidas väga professionaalselt turvatud ja juhitud protsessi, vaid ma võtan sind vastu kogu sellega, mis minu elus on. Ehk siis see ausus, mis nagu tekib selles olukorras, kui me tegelikult see small talk ei piirdu ju sellega enam, et kuidas sa meie office'i leidsid ja kas parkimiskoha leidsid ja kuidas me tüüpiliselt ju seda warm-up'i nagu teeme sellele intervjuule, vaid me küsime, et kuidas te selles eriolukorras siis nagu toime tulete ja sa näed, et see inimene on ka kodukontoris või nii-öelda siis kogu oma selle eluga seal ekraanil ja mina samuti, eks ole, et ma ei ole see pintsakus värbaja, vaid ka mina pean kohe algul selle kohtumise alguses võtma nagu kogu selle maski maha ja ütlema, et mul on tegelikult 5 last majas ja võib-olla juhtubki nii, et me selle intervjuu lõpetame natuke suuremas seltskonnas, et tegelikult see võrdsus, mis meil täna selles inimlikkuse võtmes on, see on nagu täiesti fenomenaalne minu jaoks ja see võimalus seda inimlikkust nagu selle suhte loomiseks ära kasutada, mitte ära kasutada, vaid see ongi nii loomulik, et me räägime nendest asjadest, mis on täna teema, et missuguse kontakti sa tegelikult saad selle veebi vahendusel luua, tuues selle inimese elu ja kõik see, millega ta seal täna toimetab ja mis talle see võib-olla see stressor on, tuua see kohe nagu, et see on okei, võtta see kaasa ja me räägime küll täna sinu potentsiaalselt uuest töökohast, aga see, mis sul seal juhtub, et ära sellepärast muretse, et mul ka kohe hakkab juhtuma, et saame nüüd hakkama sellega. Et minu jaoks on see täiesti nagu eriline ja kuidagi nii loomulik ja mul on selline tunne, et see loob nagu palju rohkem teinekord kui seal kihvtis toredas office'is, kus me võtame omad rollid ja oleme siis selles intervjuu formaadis. Et sa kuidagi saad palju rohkem sellest inimesest. Ehk siis, mida ma tahan öelda, on see, et see eriolukord ja see füüsiline distants ei pea tähendama distantsi tegelikult absoluutselt. No praegu vaatan teid, Terje joob seal seda kohvi, eks ole, ta on Ameerikas, meie istume siin Eestis
ja ma ei tunne seda nagu seda distantsi, et see on ikkagi nagu suhete tõehetk ja kui need suhted nagu kannavad, siis kannab kõik muu ka. Et kui me sellest koostööst räägime, siis jah, et ma võib-olla selle oma põhimõtte siin nagu välja ütlengi, et ja ma ei ütle midagi uut, sellepärast kõik sellest räägivad, et see kriis ongi nagu tõehetk ja kriis ei ole mitte midagi muud kui see, et ta kiirendab kõike, mis peab juhtuma, ehk siis kõik, mis on tõde, peab sündima selles kriisis, et kõik, mis on nõrk, tõenäoliselt kaob ja ka väga raskes olukorras meie kõige paremad küljed ja omadused säilivad. Ja minu arust suhete teemal ja koostöös on see nagu võtmekoht, et see oskus tegelikult lahti lasta mingitest asjadest, mis ei tööta ja need, mis töötavad, need saavad veel paremini töötama. Ja ükskõik, mis rindele sa vaatad siin seda oma kodust hullust ja sõnades mõttes hullust, et kuidas sa seda kõike siin navigeerid, eks ole. Ja siis sa mõtled, et tegelikult on kõik samas olukorras, et kõik peavad sellega toime tulema ja see ausus iseenda vastu ja julgus oma vajadusi väljendada ja et kõik nagu see kannab täna minu jaoks. Et see on võib-olla selline hästi lühidalt, mida ma nüüd ütlesin päris pikalt vist, mis on minu enda selline koostöökogemus ja seisund täna siis selles uues normaalsuses. Siis minul on sulle küsimus, et mis on sulle, kui me võtame nagu eristame ära siis need rollid ikkagi, sest ütleme, et me oleme kõik selles uues normaalsuses, kuid siiski meil on kõigil erinevad rollid ju säiluvad. Et mina olen kellelegi tööandja, ma olen kellelegi alluv, ma olen kellelegi ikkagi ema, ma olen kellelegi kaaslane. Et kui me võtame niimoodi järjest, et ütleme, võtame ema, siis võtame kaaslane, siis võib-olla võtamegi kaaslase lahti ka, et elukaaslane, abikaasa, lähisuhted, eks ole, sõprussuhted ja siis ülemus ja alluv. Et võtame näiteks niimoodi järjest, et mis on nagu sulle kõige olulisem sellises koosloomises ja koostöös nendes erinevates rollides, need alustalad ja et kuidas need olid enne ja võib-olla oskad sa paralleeli tuua nagu lapsepõlve või mingisuguse kriisieelse ajaga ja kuidas nad on nagu praegu. Et mis on nagu sellised kõige suuremad õppetunnid läbi nende rollide sulle, mis on nagu sulle kõige olulisem nii-öelda alustala nendes suhetes? Issand, kus nüüd pani küsimuse? No, meil on ikkagi selles mõttes see sauna laupäev või reede on natuke mõnusam, et vaata nagu, siis nagu ei tule nii, ei pea niimoodi kompaktselt küsima. Aga ei nagu... Väga hea küsimus ja tegelikult ma oskan sellele vastata ka, et vaata tegelikult need rollid olidki seda enne kriisi väga selgelt sul, ka füüsiliselt sa said nendest rollidest välja astuda. Panen hommikul riidesse, söödan lapsed emana ära, eks ole, suudlen abikaasana hommikul head päeva, panen kostüümi selga ja lähen kontorisse ja olen konsultant. Täna ma tegelikult ikkagi olen sisuliselt, ma ei tea, kui palju neid rolle on, aga ma pean ikkagi nagu murdosa sekundiga ümber lülituma ja ma pean ka tegelikult aru saama, et see roll, mille keegi teine mulle on omistanud, ajutiselt näiteks olla koduõpetaja, on täiesti mõttetu püüdlus kohaneda koduõpetaja rolliga. Et mina võin enda arust võtta õpetaja rolli, aga minu laste jaoks, oma laste jaoks ma olen endiselt ema. Ehk siis nemad ikkagi ütlevad sulle, et sa ei oska seda, sa lähed nii närvi, miks sa ei oska seletada. Ehk siis
see püüdlus nagu, mis ma tahan öelda, on see, et sa pead nagu aktsepteerima, et mingid asjad ei olegi nagu, ei peagi olema tehtavad. Ja me oleme kodus selle väga hästi lahendanud, et juba 2 nädalat mina ei õpi meie lastega ja õpib isa, kelle osas on lastel respekt hoopis teine, sellepärast, et isa tuleb ja kuidagi võtab selle õpetaja rolli hoopis teise loomulikkusega ja minuga ei tööta see lihtsalt ja mitte midagi ei ole teha. Ja siin ei ole nagu suurt vahet, kuidas see varem toimis või kuidas see praegu toimub. See praegu lihtsalt on niimoodi, et on mingid kriitilised asjad, millega ma pean ka, eks ole, oma töövõtmes toime tulema niimoodi, et see kõik muu kuidagi, ma ei tahaks öelda, et ta ei segaks, aga et see kooskõlaks sellega kuidagi. Ma toon sulle ühe hea näite teile. Jällegi, kuhu sa võtad nagu kõik oma muud rollid ka kaasa, et sa ei saa eraldada, et ma olen see, eks ole, räägin oma kliendiga siin, teen tööplaane, räägin kandidaadiga ja siis on ikkagi mul see 2-aastane siin ekraani taga koos minuga ja ma olen ema rollis ka samal ajal. Et tegelikult see rolli hägusus on selle märksõna, ma arvan, et sul ei ole täna sellist puhtakujuliselt, sa pead nagu kõigega korraga toimetama. Ehk siis ikkagi, et see, et ma olen see mina Kadri, ehk siis unusta ära need rollid, tule kõige paremini toime oma omadustega nendes ülesannete võtmes, mida sa pead ära tegema ja rollid on võib-olla hoopis kuskil taustal. Ma ei tea, ma ei oska selle muud moodi vastata. Ja üks näide on veel eilsest, hästi tore. Ma ütlen, need lapsed ikkagi sulle päris palju tegelikult õpetavad, et ikka on sellist nagu valehäbi, et mingi uus klient, eks ole, et sa oled nii püüdnud seda professionaalselt kõike seda protsessi teha ja kõik, kuidas sa kõike siis sa vabandad, et võib-olla mul on seda müra ja kisa siin taga ja kõik sellised loomulikud nagu natuke jälle valehäbid. Ja meil on need kodus need erinevad nutiasjad sünkroniseeritud kuidagi omavahel, et kui lapsed on iPadis, et siis mingid kõned jooksevad nii minu telefoni kui iPadi ja eile oligi hetk, kus minu uus klient, kellega ei ole veel sellist mugavat suhet võib-olla isegi veel tekkinud, helistas mulle ja lapsed olid iPadis ja võtsid vastu selle kõne. Ja ega ma ei tea, millest nad rääkisid selle kliendiga ja lihtsalt ütlesid mulle, et onu Margus helistas sulle ja ütles, et kui sa aega saad, et siis helista tagasi. Ja siis ma mõtlesin, et milline onu Margus ja et äkki mõni sõber või keegi. Ja siis mõtlesin, et issand, see onu Margus on see klient on ja mida nad taga nüüd rääkisid on ja siis helistasin Margusele tagasi ja Margus ütles, et sul on nii toredad lapsed, et me rääkisime igast asju, et see ongi see, et see tegelikult võib-olla on see hoopis sinu suhte ehitamise mõttes nagu mingi uus normaalsus, et see, ma ei peida seda kuhugi ära ja ma toon ka teistesse rollidesse kaasa selle, mis minu elus on. Ja teate, siin on nagu sellist kohmetust, tohutut kohmetust ja sellist nagu mingit, ma räägin jälle mingit valehäbi ja seda, kuidas meil asjad olid ja kuidas see nüüd on, et kuidas me sellega kohaneme. Aga see teiste kohanemisvõime või selline normaalsus, kuidas see, mis peegeldus sa saad teiselt poolt, et kas need on minu mõttes siis kandidaadid või kliendid on ja kui seda võetakse nii loomulikult ja võib-olla see on hoopis mingi siuke võlu, eks ole, mis kaasa tuleb. See võib hoopis nagu teine fundament olla, mida sa sellega lood on ja või see, nagu ikka, et meil kuidagi ju, meil on suhted alati tugevamad, kui seal on sellist isiklikkust ka sees, et tavaliselt ju klientidega isiklikul tasandil suhteni sa jõuad ju väga pika ajaga. Sa võib-olla aastaid temaga professionaalses mõttes koostööd teinud ja siis mingil hetkel sa alles saad hakata jagama või tekib see nagu turvatunne, et nüüd me räägime ka oma muudest asjadest. Ma tean, ma olen 16 aastat Fantases olnud ja ma mõtlen, et need on ikkagi aastate pikkused, kui sa isiklikule tasandile mingite juttudega mõne inimesega jõuad. Aga täna tuleb sul 3. kontaktiga võib-olla juba see isiklik tasand sisse ja siis mõtledki, et tegelikult me oleme ju terviklikud, see elu ongi tervik, et me oleme igal pool meie kõige sellega, mis meil on elus on ja
ja miks me siis proovime nendesse rollidesse neid suruda või see on tegelikult hästi huvitav koht, et võib-olla see kõik nagu muutub, et see loomulikkus on see, mis teeb meid eriliseks ka nendes teistes rollides. Et ma ei olegi see nagu konsultant ja tõsise näoga ja kantseliitlik, vaid ma olen see Kadri, kellel on 5 last ja see töö, mida ma teen, jah, see on konsultandi töö, aga see minu määratlus on ikkagi läbi selle, kes ma inimesena olen ja siin on perel ja kõigel sellel palju suurem roll kui need elu jooksul nagu juurde saadud rollid on ju. Ehk siis mina olen sellest loomulikkusest tegelikult hästi võlutud ja ma proovin sellega kohaneda ja ma tahaks, et see nagu ära ei kao või ma olen tajunud, et see aitab palju paremini neid koostöösildasid tegelikult luua. Ja need väiksed armsad apsud või mida sa ise pead nagu suureks jamaks, et su laps võtab kliendi kõne vastu ja ütleb talle midagi, mida ta ei peaks üldse ütlema, eks ole. Et jällegi see on see väike võlu on ju. Et ma küll Terje vist ei vastanud sinu küsimusele, aga no aga põnev oli ikkagi selles osas, et Diana siin kirjutas nii ilusa selle Thomas Edisoni ütluse kriis viib eduni ja kriis toobki välja meie nõrkused, meie tugevused, meie osavused, toobki tegelikult ju tegelikkuse välja. Ja et me saame parandada oma nõrku külgi ja teha neid tugevamaks, pannakse proovile kõik, mis on. Ja paindlikkus on ju kõige alus. Nüüd ma küsin veel, et paarisuhted on väga oluline teema praegu, et vaata, siin on ju paari lähisuhted ikkagi nagu kaaslasega, elukaaslasega, kellega me tervist kõigile, võtame ühe lonksu. Nagu meie sõber Toomas Leis ütleb, odame ühe sipilised. Odame ühe tsipit, tervitused Toomasele. Tervitused Toomasele. Ja minu elukaaslane, minu abikaasa, minu koostööpartner tõi mulle, ütles, et sul tuleb tore õhtu, et klaas veini kulub ära. Nii et alati. Ja tervitame kõiki meie elukaaslasi, meie kaaslaseid, kes meiega koos lähedalt seda teekonda kõnnivad, kellega meil on õnnestunud luua tänini ja ka koostöö ja kaaslased, kellega meil veel ei ole veel õnn olnud kohata. Ka nendele, võtame ka nende terviseks, sest et on ju järgmine 16 või rohkemgi aastaid on ju ikkagi ees. Just. Aga me rääkisime hästi toredal teemal, kui me siin nii-öelda seda sisu välja mõtlesime, Kadri sinuga vaata, et on erinevad ajastud, et meie oleme siin sellised paindlikud ja harjunud juba selle interneti ajastuga nii-öelda, aga on erinevad nii-öelda, sul on väga palju kogemust, on erinevad koolkonnad inimesid, kellel on mingisugused ootused ja mis on sinu kogemus, kuidas teised sellega kohanevad ja mis oleks nagu soovitused inimestele, kes veel on teadmatuses, on mures, ei tea, mida edasi teha, võib-olla on neil suhted halvaks läinud, kuidas neid, ütleme, et me räägime praegu suhete hoidmisest, aga kui suhted on nagu halvaks läinud, et paljudel inimestel kodus on ju lähedased, kellega on suhted ikkagi kriisistena ja kõiki suhteid ei olegi nagu võimalik ka päästa, et ma keerutan ise ka, ma mõtlen endale, vaata nüüd on see saunajutt, kus mina keerutan endale mingit küsimust praegu sulle. Mõtlen kõva häälega. Aga üks küsimus, mis praegu siit koorus sellest pikast tekstist on see, et millisel puhul on sulle näiteks selle 16 aasta töökogemuse jooksul, et näed, et sellest koostöös saab asja. Et siin on nagu potentsiaali. Millised on need absoluutsed näitajad või sellised olulisemad näitajad sulle? Et vaata, see on sobiv kandidaat, sellega koostöö tõenäoliselt tuleb hea ja on mingid näitajad, millega sa vaatad, et okei, et need on mingid sellised jooned või sellised omadused, millega tõenäoliselt ei tule head koostööd. Ütleme, mis sa oled nagu märganud oma selle 16 nii-öelda kogemusaasta nagu jooksul. Me ei pea seda avaldama,
me võime ka öelda, et need inimesed, kes siin kuulasid, see kõik võib jääda meie vahele, et selles mõttes nagu, et ole ikka meile mingisugune selline tore sihuke siin see Terje on selline küsimus, millele tegelikult ei ole võimalik nagu niimoodi vastata. Et ma saan vastata et loomulikult, et nii nagu meil kõigil on ju energeetiliselt on osa inimesi, kellega sa saadki aru esimesest hetkest, et temaga meil nüüd klapib. Et seal ei ole vahet, kas ta on kandidaat või sinu kolleeg või sinu sõber või tuttav või lapsevanemad lasteaiast ja see lihtsalt on nii, et see ei ole õige ka vale, et on nüüd üks osa inimesi, kellega kes oskavad koostööd teha ja ei oska või ei oska või on selles head või selles halvad, vaid see on tegelikult nii, et see, kellega mul laabub, mulle ei pruugi tal kellegi teisega nagu laabuda, aga kus mina ikkagi nagu ütlen ka tõesti, kus võib-olla ma olen ise õppinud selle 16 aasta jooksul. Mõne inimesega lihtsalt koostöö nõuab tohutut pingutust ja tohutut teadlikkust ja kui ma olen värbaja, siis see on minu teadlik pingutus igal juhul minust endast kõik anda, et see koostöö sünniks või ma pean endast andma kõik, et seda tööle saada, aga aktsepteerima, kui see ei lähe tööle ja pean ka aru saama sellest, et see, kui mul on temaga hea klapp, et ma ei saa seda ületähtsustada selles, mis võtmes ma teda värban. Ehk siis meie teadupärast oleme vahendajad, et me ei värba inimesi endale, vaid mina pean suutma prognoosida seda klappi veel kellegi kolmandaga. Ja see on nagu huvitav vastutus. Ehk siis eelkõige ma lähtun värbajana sellest, et kuidas ta sobitub sellesse rolli ja sellega tööga hakkama saab ja tegelikult peaks suutma ignoreerida seda, kui hea mul temaga on. Sellepärast, et see on selline tüüpiline lõks, mis võib tekkida, et mitte siis kõhutunde pealt värvata ja selle keemia pealt, vaid suutma ka ära põhjendada ja prognoosida, miks see inimene just sellesse rolli sobib. Ja see on inimlik, hästi inimlik ja see on täpselt see, et üks kandidaat meeldib sulle lihtsalt rohkem kui teine sellepärast, et kellega sul on lihtsalt see nii hea koostöö ja klapp ja teisega on see väiksem. Aga siin otsustada nagu ei saa. Aga mis see minu mõte siis on see, et teinekord sa pead koostöö nimel pingutama. Aimustud, kuidas see lihtsalt laabub, nii et sa ei pea mitte midagi tegema. See lihtsalt ongi iseenesest nii sünergiline ja nii loomulik. Ja täpselt samamoodi puudutab, ma arvan, sa ennem küsisid suhete kohta, et kõiki suhteid ei olegi nagu võimalik päästa. Ja see kriis, ma arvan, on ka nagu suhete nagu tõehetk, et ega kriisis on kõik stressorid on kordades ju kõrgemad, mis meie ellu sisse sõidavad ja paratamatult suhted on need, mis pannakse nagu proovile. Ja see, et me kuuleme, et inimesed lahutavad nii kuulsamad kui vähem kuulsamad, aga me kuuleme ka seda, et inimesed abielluvad ja saavad lapsi ja abielluvad ka kriisiolukorras. Ehk siis kõik see, mis on tugev, saab veel tugevamaks, ma arvan, ja see, mis on nõrk, võibki ära laguneda. Et see kiirendab kõike ja ma arvan, suhetele on see tõehetk. Ja siin on ka nagu küsimus, et kas me iga hinna eest peame alati nagu proovima kõike päästa või suunama oma energia sinna, mis seda päästmist tõeliselt nagu vajab või mis kannab nagu pikemas plaanis ka. See on ju jube raske inimesena. Et me ju kõik, vaatan, meil on kõik siin naised, et ma arvan, et kõik on kogenud seda suhetest lahti laskmist nii paari suhtes kui ka tegelikult sõprussuhetest ja see on nii huvitav, et kuigi me oleme ju kõik siin justkui karantiinis või distantsis, ma ütlen, et see ei pea olema seotud sellega, et me ei saa füüsiliselt üksteisega kohtuda. Mina olen selles eriolukorras mõndade sõpradega olnud rohkem ühenduses kui teises olukorras.
ilma et me füüsiliselt kohtuksime. Aga see kuidagi panebki, annab nagu sellise uue tõelisuse nendesse suhetesse, et kes siis nagu jäävad. Ja võib-olla ma siin toon ka näiteks välja oma võib-olla elu ühe suurema kriisikogemuse, mida sa Tere ka algul mainisid, mis on seotud kolmikute sünniga, kui nad enneaegsetena sündisid. Ja nende elu algus oli väga keeruline ja meie pere jaoks kindlasti omamoodi kriis, et ka siin ma kogen või tajun mingeid nagu sarnasusi, et kui on need rasked ajad, siis mingid inimesed sinu elust nagu kuidagi kaovad ära ja teised kuidagi on lähemal. Ja sellel hetkel meie pere ka koges seda, et mingid inimesed, kes olid olnud justkui lähedal meile, kuidagi distantseerusid seoses sellega, et meie pere oli nagu uues olukorras. Ja see ei olnud seotud sellega, et kuidagi midagi oleks muutunud, aga see toimetulek võib-olla iseendaga või oskamatus inimestel iseendaga hakkama saada ja sinuga suhestuda versus hirm, et sulle kuidagi nagu haiget teha selles olukorras. Ehk siis tegelikult see on ka sageli selline enda hoidmine nendes kriisides, et miks me eemaldume teatud suhetest ja teistest ei eemaldu. Et jah, minu mõtted seoses nende suhetega ja 51 minutit ongi märkamatult läinud. Nüüd Kadril on väga palju kindlasti vastata või väga huvitavad vastused ka teile, et kui teil mingisuguseid küsimusi on, mida te soovite esitada või lihtsalt mõtteavaldusi, siis pange aga kirja siia chatti ja Kadri saab vastata ja me saame vestelda sellel teemal, et see võimalus on meil absoluutselt siin olemas ja saame seda kõike ära kasutada mõnusasti. Aga mida ma võib-olla korraks tahan veel tuua võib-olla sellest nagu töömaailmast või sellest uuest kogemusest, nii kaua kui te küsite, on ju see, et varasemalt kõik see selline nagu kodus töötamine ja selline mobiilsus ja paindlikkus töö juures, et see ei ole omased olnud ju kõikidele ettevõtetele, organisatsioonidele, aga nüüd on see olnud lihtsalt vältimatu, eks ole, et kõik on pidanud oma võimete kohaselt selle asja nagu tööle saama. Ja mida ma olen nüüd küll mõelnud on see, et tõenäoliselt nagu tulevikus selline paindlikkus ei saa olema valik, vaid loomulik osa. Ehk siis see, mis on sulle juba nagu antud ja mis on sulle omaseks saanud, seda ei ole võimalik enam ära võtta. Ehk siis mingites asjadest tõenäoliselt tagasi ei pöörduta, ma arvan. Ja teisipidi ma usun, et peab väga hoolega mõtlema, et kas näiteks kodukontorist töötamises tulevikus lisad oma väga eriliste hüvede sekka tööandjana, sest mõne inimese jaoks võib see olla tõeliselt traumaatiline osa hüvede paketist. Ehk siis mida mina nagu ise täna tunnen on see, et kontor on tõeline luksus, et tõesti minna kord nädalas vähemalt, et sul on koht, kuhu minna kontori mõttes, et see on hüve, mitte siis selline sundseis. Et see on see, mille peale ma veel nagu mõtlesin, et paindlik koostöö ja versus see uus normaalsus. Nüüd lõpetuseks veel, et mis on sul soovitada inimestele, kes on oma kodudes, võib-olla nad on oma töö kaotanud näiteks või kodus ei ole läbisaamist nii palju head või leiavad ennast, kus ongi vaja mingit nagu muutust, siis mis on nagu selline hea koostöö alus alati või sellised nagu sinu põhitõed, millest sina absoluutselt alati nagu lähtud? Mis tagab hea koostöö, mis tagab
hea pinnase, mis on alati nagu selline, mis on nagu aamen kirikus, sinu jaoks nagu koostöö põhimõte? No ma tänases olukorras küll ütlen nagu iseenda põhjal, et kui sinu enda selline on kuidagi, eks ole, paigast ära või no mis mõttes kese on see, et mind peab jaguma nagu kõigile, et ma mõtlen enda olukorra peale ja mul on palju asju, millega ma pean samal ajal hakkama saama, kogu see kodune elu ja kõik kohustused, vastutused ja teisipidi ma saan aru, et ma olen iseenda kõige olulisem tööriist. Ehk siis minu soovitus on nagu see, et ole nagu aus enda vajaduste osas. Ükskõik, mis koostööahelas sa räägid, on see sul see kooliga see koostöö, on see sul kodus lastega või abikaasaga või kolleegidega. Et ma ütlen, et see üksteise lugemise võimalus on täna kuidagi palju väiksem, see võimalus füüsiliselt näha ja kraadida üksteist on nagu väiksem, mis tähendab seda, et sa ise vastutad selle eest, et mis seisus sa oled. Et mulle endal küll nagu tunne, et mul on et ma ei pea nagu tegema nägu, kui kõik ei ole hästi ja loomulikult kodus õnneks on turvaline ennast välja elada alati ja kodused saavad siin seda tõelist sind alati näha, eks ole. Et ja julgeda ka seda tegelikult muudes nagu liinides ikkagi nagu peegeldada. Et minu arust see inimlikkus on täna see, et see uus aeg on see inimlikkuse nagu mõõdupuu täna. Minu 8-aastastest kolmikutest täna üks poistest tõi ühe uudissõna eesti keelde ja mis sobib ka väga hästi koostöösõnastikku. Vaadake seda videoklippi, mis Terje ürituse lehele pani. Ma küsisin kolmikute käest, mida nemad koostööst arvavad. Ja Toomas üks kolmikutest ütles, et hea koostöö aluseks on ta tahtis öelda vastutustundlikkus, aga see on raske sõna 8-aastasele ja siis ta ütles vastutundlikkus. Ja ma mõtlesin, et issand, kui hea sõna, et vastutundlikkus, et see on nagu nii oluline sõna, mis peaks kuidagi tänase eriolukorra võtmes käimagi selle koostöö nagu vundamendi juurde, et see tõesti on see, et me julgeme ise olla tundlikud, on ju, haavatavad ja oma vajadusi ja me oleme ka vastutundlikud, ehk siis me tegelikult korjame nagu üles teiste seisundite kohta neid asju ja reageerime ja oleme, tegelikult ma arvan, et see on ikkagi see võti ja see oli enne seda ka eriolukorda, aga täna tundub, et see vastutundlikkus ja see inimlikkus on ikkagi see, mis nagu päästab selle olukorra ja ma arvan seda, et eriolukorda on see kuidagi teistmoodi saab olema. Ma usun, et saab olema teistmoodi, et mingid asjad ei jätku samamoodi ja ma loodan, et see inimlikkus ja meie ise olemine ja ka oma elu ja kogu oma selle pagasi kaasa võtmine nii-öelda ka nendesse teistesse rollidesse, mis võib-olla saavad ka füüsilises mõttes siis vana vormi ja hakkame tööl käima ja nii edasi, aga seda loomulikkust ja inimlikkust äkki saab olema rohkem. Et me saame ise ju seda, me saame ise inimlikumad olla ja me saame oma vajadust ka selles osas nagu väljendada. Ehk siis oleme vastutundlikumad. Vastutundlikumad enda suhtes, eelkõige täidame oma peekri ja vastutundlikud, vastastikku tundlikud. Aitäh, Kadri, meil on nüüd küsimused saabunud. Ave kirjutab, kust kohast leiad praeguses olukorras energiat kõigega hakkama saada. Siis on, kui lapsed on koolis ja lasteaias, siis on kodukontor ka palju efektiivsem, ütleb Karin. Ja Diana ütleb, et me peame jooksma omaenda võidujooksu, omaenda tugevaid külgi kasutades ja me peame leidma endale päevas kas või 1 tund ise endale, naerumärk või hüüumärk 3 ja uskuge või mitte, selle leiab, naerumärk. Aga jah, et kus kohas leiad praeguses olukorras energiat kõigega hakkama saada, on Ave küsimus sulle.
see on nii huvitav, et tegelikult need võimalused on ikkagi olemas. See on täpselt see, mida tegelikult see Diana nii hästi ütleb siin, et see on meie otsus, kas me leiame selle. Alati on jube lihtne öelda, et aega ei ole ja jube palju on tegemist ja ma arvan, et selle ohvrimeelsusele iseenda arvelt ei ole kohta tegelikult. Täna sul ei ole võimalik sellega tegeleda. Ma ütlesin, et mul ei ole kellegile midagi anda, kui mul endal on klaas tühi. Ja mina ja nii imelik, kui see võib-olla ei tundu, ma leian selle tunni ja ma ei taha. Ja ma leian selle tunni ja loomulikult see sõltub sellest, et kuidas minu, eks ole, abikaasa, minu sparringupartner siin asju üle võtab ja kuidas meil rollid on jaotatud ja tegelikult ma ütlen, sellest sõltub jube palju, et kellega koos sa neid asju teed ja kuidas see suhe omavahel toimib, et minu jaoks on kas või see, et tund aega seesama uues jalutamine, see värske õhk ja kõik see ja kuna mul on lapsed, siis nemad niikuinii on õues, et see on niisugune loomulikkus, eks ole. Ja kodukontori võlu on see, et ka kui sa lihtsalt mõnel koosolekul pead osalema nii, et sa väga ei räägi, siis sa panedki selle telefoni puusale ja krapid kõrva ja sa lähed kõnnid ja osaled koosolekul niimoodi, eks ole. Et see on ikkagi nagu kombineerimine ja tegelikult hästi teadlikult oma energia ja taastootluse ikkagi nagu eest vastutamine. Et ega siin muud ei olegi. Aitäh, sa tõid väga olulise nüansi veel just see enesehügieen ja eneseteadlikkus eelkõige, sellepärast, et kui sa ise ei ole teadlik oma piiridest, sa ei teadvusta oma vajadusi, ei ole sa võimeline tegelikult ennast laadima, sa ei ole teadlik sellest, mis sinu sisemaailmas toimub, mis on sinu energeetiline nivoo täna. See on hästi oluline. Teiselt poolt on ka see, et me ei saa olla 100% ainult ise vastutavad. Sa ka mainisid, et on oluline, kellega sa selles keskkonnas viibid ja selles muutuste ajas viibid. Et ka teine pool on siis vastutundlik. Vastu. Et igal juhul kui veel kellelgi küsimusi on, minul oli väga meeldiv, me oleme eraldanud tund aega sinuga aja, Kadri. Minu arvates mina vähemalt pikkisin siit väga palju kuldseid pärleid, mille ma ka ilmselt järelkuulamisega üles kirjutan ja selliseks väikseks, selliseks 10 selliseks mõttepalaks eraldan meile üritusele ülesse. Ja ma tänan. Sinuga aeg oli väga kvaliteetne, nagu alati. Soovin seda kõike ja selle arenemist ja kasvamist sulle. Ja et me kõik oleksime, kes me ka siin oleme, harmoonias, rohkem iseendaga, kultiveeriksime iseenda vastutundlikkust, rakendaksime, õpiksime ja mis ma kõige rohkem kaasa võtan, mida sa rääkisid eristamisest, et vaata, et see, et selles hetkes nagu osata eristada seda, mis ei tööta. Nii mikrotasandil suhetes kui ka enda rollides, mis nagu ei tööta, et neile nagu toimivamaid siis nii-öelda nagu, mis see sõna võib olla eesti keele sõna? No parema settingu nagu, et ühesõnaga, et abikaasa nüüd õpib nendega ja nii edasi, et oleme paindlikud, et loobume sellest, mis ei tööta ja proovime leida midagi, mis nagu toimiks paremini, eks. Et me saame nagu enda rollidest lahti öelda ja vaadata, olla enda vastu ausad, mis töötab ja samas ka nagu keskkonnas, mis ei tööta. Ja siin on võib-olla laiendada seda võib-olla veel sellega, et ikkagi hästi aru saada, et mis minust sõltub ja mis ei sõltub ja kui palju ma energiat suunan sinna, mis minust ei sõltu. Ehk siis sellest tegelikult saab sellest ikkagi väga ruttu aru, et siin nüüd on see koht, kus mina ei saa midagi peale hakata, ma aktsepteerin seda ja ma lasen selle nagu minna. Ja emotsionaalses mõttes on seda raske teha teinekord, eriti mis puudutab võib-olla, eks ole, meie mingeid illusioone ja plaane, et mina olen ise ka hästi selline süsteemi ja selline
plaanide inimene ja idealistlike ootustega, et kuidas kõik asjad peavad minema, aga see on nii huvitav, et kui sa teinekord lased ikkagi mingisugused muudatused seal toimuda, et siis lõpptulemus võib olla hoopis põnevam, et jah. Et lase usaldada iseennast. Usaldada nagu iseennast ja usaldada elu, et nii on. Ja palju lihtsam on. et see, mis meid urusajab, need on meie eludes, ma arvan, kõigil olemas. Ja ma tahaksin lõpetada nagu võib-olla omalt poolt, mul tuli nii hea näide seoses Terjega, kui meie kolmikud olid sellised 2-aastased ja ma mäletan nii hästi, et kui Terje oli külas õhtul ja see oli selline tõeline süsteem oli, kuidas kolmikud kasvatada ja mis päev on graafiku alusel, kella, aja ja minuti pealt kõik toimub. Ja meil tuli see õhtune süsteem hakkas tööle, mis on see söömine, pesemine, magaminemine. See on kõik nagu meie jaoks loomulik protsess. Ma mäletan, kuidas Terje oli külas ja ütles, et kui see hullus hakkas pihta niimoodi õhtune, niimoodi kõik hakkasid jooksma ja kõik, kuidas need lapsi hakati sättima ja nii, nüüd võtta see ja siin on kõik see. Siis Terje niimoodi viisakalt hakkas ära minema, ütles, et kuulge, et teil siin nüüd läheb kiireks on ja tegelikult hakkas ise enda päästmisega tegelema, see tundus täiesti hullumeelne talle. Et ma nüüd lähen ära ja teil siin on kõik tegemised ja ütlesin Terjele, et ei, et näed, Terje, et istu rahulikult, meil nüüd see võtab umbes pool tundi ja siis on õhk puhas, et siis me räägime sinuga edasi, et palun jää. Siis Terje ütles nii inimlikult ja nii toredalt, et ei, no mina võin ju veel natuke aega olla, aga sina pead ju siia jääma pärast, et mina lähen ju koju, aga sina pead siia jääma. Ja see ongi tegelikult nii huvitav, et kuidagi kellegi teise ellu 2 jalaga sisse astudes ootamatult võib see ikka tunduda täiesti hullumeelne. Aga ise sa oled ju selles hulluses ära harjunud, ehk siis need asjad, mis mind nagu hulluks ajavad, et teisipidi, aga tegelikult toovad mulle tagasi. See on nagu selline lustakas lugu sellisest elu loomulikkusest, millega sina harjud ja kolmikute ei anta ju sulle niimoodi, eks ole, hetkega, et nüüd võta ja ela kolmikutega, vaid sa oled harjunud nendega ikkagi nüüd tänaseks juba 8 aastat ja väljastpoolt tundub seegi päris hull, siis sinu jaoks see on täitsa loomulik, mis siin nagu toimub. Ehk siis aktsepteerida oma elu loomulikkust. Ja kasvada ka sinna, et me ju kõik kasvame, meil ei olegi ühtegi rolli, et me ei ole ka emad niimoodi, et meile antakse laps ja me oleme emad, et me kohe teame, mida kõike teha, me ju kasvame, kõigest kasvame. Iga asi, mis saab alguse, olgu ükskõik milles on uus asi ja alati hakkab sellega ka kasv peale. Ja nüüd on ja seal on ka oma nüansid, seal on oma valud ja seal on oma sisemaailma heitlused ja asjad tulevadki üles nagu need, mis sina ütlesid, et need, mis valed need on nagu valehäbid ja saavutused ja kõik see, mis sa arvad, milline sa oled, et sa kõike nagu oskad ja tead ja siis üllatud endast ja üllatusi on väga palju inimestel praegu, millega nad ennast nagu leiavad silmitsi olevat, sest sa ei ole sellises olukorras olnud, et siin me õpime nagu jube hästi ennast erinevatest tahkudest praegu tundma. Väga äge. Kuule, aga aitäh sulle, Musirull. Tervitan kõiki ägedaid, vingeid naisi, olgem siis loovad ja vägevad ja särame ja oleme teineteisele toeks, oleme julgemad väljendamaks oma vajadusi, oleme julgemad jagamaks oma muresid. Me oleme nagu Kadri ütles, me oleme teineteisele lähemal, sest meil on nüüd täiesti õigus helistada Messengeris kõigile, kellega me sõbrad oleme, sellepärast, et nemad on ka samas olukorras ja kui sa tunned kutset jagada kellegagi midagi, küsida midagi, rääkida oma hirmudest, oma ärevustest, oma kahtlustest, kui sa tahad midagi luua, kuidagi areneda, see kõik on nagu tegelikult meil lähemal täna, kui see oli enne kriisi. Oled sa nõus, Kadri? Ma arvan, et eks ennem oli ka kõiki olemas, aga täna me ju vajame rohkem iseendasse vaatamist ja me vajame
kriisis ikkagi teiste lähedust ja teiste tuge ka rohkem ja lihtsalt täna on see tõenäoliselt kõrgendatud vajadus. Et sa tunned, et sa oled ise oluline ja ellu kuuluvad need inimesed, kellega sa sellest nagu läbi tuled, kes sind toetavad selles, et see on lihtsalt kõrgendatud vajadus, mis täna on tekkinud. Ja ma arvan, et see ongi see, mis edasi viib ja läbi viib sellest neid. Just. Kuule, aga väga tore, aitäh sulle tänaseks. Ja mina tahan kõiki tänada, kes leidsid selle aja ja veetsid selle tunnikese meiega koos. Nii äge formaat. Ma jään huviga juba ootama, kes on järgmine külaline, et olla ise kuulaja ja hästi palju küsida. Just. Väga kihvt. Kindlasti 6 aja pärast jälle suur aitäh, Kadri. Soovita, kui sul on üks soov kõigile, kes me siin kuulame, kui sul midagi südamest vajab jagamist, siis sina lõpeta meie esimene vägev avapauk sellel üritusel. Nii palju sai juba öeldud, aga ma soovitan nagu hoida ikkagi nagu sellest kinni, mis täna kõige rohkem nagu toodab sinus endas. Et kuidagi nagu leida see. Ma küll ei eelda, et inimesed on kõik juba täbaras seisus, aga lihtsalt uues olukorras ja võib-olla nagu mingite muutuste sees. Ja tegelikult see üks hästi hea küsimus ka väga raskes olukorras on see, et mis on tänases olukorras head. Ja see vastus on alati olemas. Sellest tasub nagu kinni hoida. Kui see väga raske olukord on, siis mina endalt alati küsin, mis on selles olukorras head. Ja ma leian selle, mis on head. Sellest tuleb kinni hoida.